Tere tulemast vaatama meie Dance What's Up podcasti ja Jah, mina olen Rebecca, minuga on siin Lisel ja kaks väga põnevat külalist. Tegelikult on Lisel ka poole kohaga külaline, sest et tänase episoodi põhiteemaks on siis just noorõpetajad ja räägime rohkem Chate Poska tegemistest. Tere külalised, et kas te soovite ennast tutvustada äkki? tere! Tere! No ma siis võin end tutvustada. Mina olen Katrin Pabo. Ma tulen Tartu Jaan Poska gümnaasiumist. Olen siis liige Chate Poska süvaõppest ja tantsimisega ma olen tegelenud 9 aastat äkki. Ja lisaks ma nüüd siis olen nagu natukene annan ka näiteks erivajadustega lastele trenne. Aga see ei ole nii-öelda siis nagu minu töö, vaid see minu hobi. Ja siis vahepeal ka tegelen natuke näitlemisega. Mina olen siis Annabel ja olen ka Chate Poska ühisõppe õpilane. Ja ma tegelen nagu igapäevaselt laulmisega ja kitarri mängimisega ning tantsimine kuulub ka minu nädala tegevustesse. Tantsimisega üldiselt kokku olen tegelenud, ma arvan, umbes niimoodi 7 aastat. Tuleb äkki kokku ära. Ja laulmisega umbes terve elu. Et jah. Lisu, sa tahad rääkida? Mina olen Lisel ja mina olen tantsinud niped-näped niimoodi 10-11 aastat. Vist, ma panen nagu 100% kindel. Mina olen samuti Chate Poska tantsu ühissüvaõppe programmis ja samuti mina juba vaikselt õpin tantsuõpetajaks. Mul on oma mentor ja niimoodi tibusammud. Aga Katrin ja Annabel, kas te tahate rääkida oma muljeid siis Chate Poska suunast? Et me oleme siin nüüd käinud juba aasta aega koolis, et mis on teie muljed? No nüüd on juba muljeid väga palju. Ma mäletan nagu ülihästi veel seda, kui me nagu alles tulime siia. Et nagu see esimene päev, kui me nagu kõik kokku saime üldse, kui need katsed olid, siis nagu see närv, mis sees oli nagu minu jaoks, ma tulen nagu eemalt, siis see oli nagu hästi selline nagu segadus, et ei saanud nagu aru, mis toimuma hakkab. Arvasin, et nüüd nagu lähebki nagu tantsimiseks ja et nüüd on nagu hommikuti trennid ja et hästi fit, hästi nagu siuke, et enne kooli saad trenni tehtud, higistad ära ja siis lähed õppima. Aga see on nagu kõik täiesti teine. Ma mäletan, et kui ma nagu esimesed 6 aega ära käisin, siis nagu ma sain aru, et see grupp ja kõik see on nagu hästi siuke kokkuhoidev ja see oli minu jaoks nagu nii selline nagu veider, et meil on nagu nii nagu väike grupp ja me oleme tegelikult nagu veel väga võõrad, aga see, kuidas me nagu rääkisime nagu nii sügavalt nagu hommikustes tundides enda nagu, ma ei tea, isegi isiklikest asjadest ja kogemustest kõigest, kuigi me olime ainult mingi 6 aega teadnud, see nagu minu jaoks oli hästi siuke nagu uus ja hästi huvitav ja nagu võib-olla sellepärast ma tunnegi, et ma nagu nii palju kasvan siin nagu inimesena ka, sest et lihtsalt ma saan nagu nii palju nagu ennast avada ja õppida nagu teiste inimeste kohta ja nagu nii palju nagu analüüsida ennast, enda nagu tundeid, emotsioone nagu kõigiga koos ja nagu see nagu õpetab nii palju nagu suhtlema ja nii palju nagu päriselt nagu sügavamale nagu minema enda nagu emotsioonides ja üldse nagu mõttemaailmas. Mulle meeldib, et me oleme nagu ajaga, me oleme just nagu rohkem kokku kasvanud, et alguses jah, me rääkisime nagu tegelikult väga kiiresti nagu üksteisel nagu nii-öelda sügavatest teemadest, aga nagu nii-öelda grupi nii-öelda vaim on tekkinud viimase, ma ütleks, 6 aja jooksul. Mulle ka meeldib see, et ma nagu väga palju arenen ise inimesena seal ja ma nagu
suudan veel paremini ennast analüüsida ja olla nagu veel teadlikum ja nagu näiteks ma oskan nüüd lugeda õpetajat või noh, niivõrd-kuivõrd, et ma nüüd nagu saan aru, et miks ta teeb mingit asja nii, miks ta ei tee seda, kui nagu minu esimene instinkt oleks nagu teha seda, et miks ta ei tee seda. Et jah, sa õpid nagu inimest lugema seal ja just eriti nagu tantsumaailma inimesi ja sa saadki rohkem sellest tantsumaailmast aru, et kes, mis, kus ja näiteks väga hea nagu maailma avardav pilt oli see, et kui me tegime esimesel perioodil seda nii-öelda nagu listi, et kes kõik tegelikult on tantsumaailmaga seotud, sa ei pea olema ainult tantsija, koreograaf või ma ei tea, Chateega tantsukooli omanik, et olla nagu tantsumaailmas osa, vaid sa võid ka olla kasvõi videograaf või kes iganes mingi dekoreerija võistlustel ja sa ikkagi oled tantsumaailmas sees ja lihtsalt võib-olla kui tants ei olegi nagu kõige tugevam külg, aga see ikkagi sulle väga meeldib tants, siis sa saad seal maailmas ikkagi olla. Kui sa tahadki sellega seotud olla, aga otseselt mitte nagu tegeleda nende nii-öelda põhistereotüüp tantsu nagu töödega, siis tegelikult see nagu oligi see, mis nagu tekitas selle arusaam, et nagu nii palju võimalusi on. Aga kas teil on ka tunne, et see on nagu, need Chatee tunnid, need on nagu teraapia kuidagi nagu sessioonid hommikused? On küll. Veits, jah. On küll. Reaalselt on. No Rebecca, sulle konteksti, siis meil toimub iga hommik, kui me tuleme kohale, siis esiteks me mängime jänestega. Või koristad jäneste puuri. Või noh, see variant ka. Ja siis Gret tavaliselt nagu küsib meil jääda nagu häälestava küsimuse. Ja ta on tavaliselt nagu no ikkagi väga palju isiklikult teemadel, aga samas nagu meil on kõigil okei neid asju jagada ja ta lõpetab ka nagu selle tunni raames nagu mingi natuke isiklikuma küsimusega lihtsalt. Et jah, see on nagu selline nagu väike hommikune teraapia session. Põgusalt juba rääkisid natukene õpetamisest, et tantsupedagoogika. Kas te oskaksite mulle öelda, mis see on või kuidas seda saada? Või kes seda üldse saab? Seda saab igaüks, kellel on vähegi tahtmist õppida ja areneda ja kellel on siis ka nii-öelda oskused, mida nii-öelda teistel õpetada. Jah, et kui sind huvitabki nagu see, et kuidas tegelikult nagu toimib nagu teiste inimeste nagu muutmine nende tulevikule nagu päriselt nagu juurde andmine, siis tegelikult mille peale mina nagu ise ei ole mõelnud, on see, et tantsuõpetajad või üldse õpetajad tegelikult või nagu juhid nagu sa tuled tantsima nii noores eas või näiteks lähedki kuskile gruppi nii noores eas ja sa nagu arened tegelikult seal, siis sa veedad väga suure aja nagu oma hobiga tegeledes ja sa arened seal nii palju, aga kui palju tegelikult mõjutab siin nagu inimesena see, nagu mis keskkonnas sa nagu õpid ja millised nagu on need, sest et nagu kui on nagu näiteks ongi tantsuõpetaja, siis sa vaatad teda ikkagi alt üles, ehk siis ta on sinu jaoks nagu autoriteet, ehk siis sa võtad temalt kaasa mingisuguseid asju, mingisuguseid käitumismaneere, aga mina nagu ei ole varem mõelnud selle peale ja üldse, et nagu tegelikult tantsuõpetajad, üldse õpetajad teevad nagu kõike nii teadlikult. Ehk siis miks sa peadki teadma mingi tantsupedagoogilisi nagu asju, ongi sellepärast, et sa mõjutad nii palju neid väikseid inimesi. Neid inimesi, kellel nagu ei ole veel nii palju elukogemust ja nad võtavad nagu sinult kaasa hästi palju teadmisi ja käitumismustreid. Jaa, ma tahaks veel lisada seda, et nagu kõik saavad nagu hakata nagu õppima nagu pedagoogikat, ka nagu tantsupedagoogikat, aga nagu peab olema tahtmine õpetada. Et minu enda arvamusel see ei ole selline nagu suund elus, mida võtta, kui sa ei taha õpetada või sulle nagu ei meeldi tegeleda kas nagu nii noorte või nagu lastega. Sest kui tantsumaailmas me räägime, sul on tantsuõpetaja ja nagu koreograaf. Et koreograaf on see, et ta nagu teeb asja valmis, aga nagu õpetaja siis nagu õpetab. Ehk siis ikkagi minu jaoks arvamusel peaks ikkagi nagu tahtmine olema või nagu kirg selle vastu, et sa nagu tahad õpetada siiski. Okei. Aga kuna mina sellest teemast väga palju ei tea, siis ma tegelikult enda huvides ja ka meie vaatajate-kuulajate huvides küsiksin, et äkki te oskaksite jagada mõnda tantsupedagoogika baasteadmist?
nippi. Või no kõigepealt seda me ei jõudnud nagu inimese anatoomiat me ei jõudnud väga nagu põhjalikult võtta, aga kindlasti ennem kui sa hakkad lastega näiteks mingit spagaate või mis iganes mingi ratashooge või ma ei tea tasakaale tegema, ennem seda nagu päriselt konsulteeri kellegi nagu kes nagu teab mida nagu kuidas teha, sest see on nii õrn jää, kui sa võid lihtsalt lapse nii ära lõhkuda, et ta ei saagi nagu enam kunagi tantsida või tal on lihtsalt eluaegne vigastus ja alati tuleb ikkagi 2-3 korda mõelda ennem kui sa päriselt ütled selle nagu oma mõtte välja lapsele. Ja et ma võtsingi baasiks sealt selle, et nagu mõtle ennem kui teed ja mõtle päriselt läbi ennem kui lähed nagu õpetama. No nipp on siis selline, et sa pead nagu muutma oma grupi ühtseks, nagu sellepärast, et lõpuks nagu ikkagi sa tahad, et see asi jõuaks kõik lavale, aga see ei ole tegelikult nagu peamine eesmärk. Peamine eesmärk on see, et grupp oleks kokkuhoidev, rõõmus, nad tahaks seal käia, neil oleks motivatsiooni, sellepärast et lõppude lõpuks, kui tantsijad on kurvad, neil pole motivatsiooni, nad ei jõua, nad ei taha, nad ei saa omavahel läbi grupi vibe'i ja seda nagu ei ole lihtsalt üldse, kõik on nagu null, õpetaja ei meeldi, siis lihtsalt see grupp laguneb laiali ja keegi ei viitsi isegi pingutada. Et see on see, mida nagu mina õppisin, et hästi oluline ongi muuta kõik üheks tervikuks ja siis on ka hästi. Mina ütleks juurde seda, et lause, mis minuga nagu on nagu minu aiu nagu kodeeritud, on see, et õpetamise alus on suhe. Ja õpetaja suudab nagu kasvatada seda näiteks tantsukirge, mis õpilasel on. Või siis ta võib nagu muuta see selleks, et tantsija ei tahagi enam tantsida. Eks see õpetaja on tegelikult nii palju võimu ja tõesti minu jaoks ka tantsimise alus on nagu suhe. Need inimesed, kõik õpetajad nagu kogu see kommuun, et tead, nagu õpetamise alus on suhe siiski. Ja ma tooks ka näite sellest, et ennem kui meil hakkas tantsupedagoogika nii-öelda siis kursus, oli meil vaja kehalise tunnis viia läbi tantsutund ja siis me mõtlesime Annaveliga hurraaga, et õpetame enda tuost ühe jupi neile, see on nii lihtne, et ei ole vaja mõelda, valisime jupi välja ja siis oli mingi, me oskame, me oleme ju nii osavad, siis lähme tundi ja siis hakkame õpetama, siis ma mingi, miks te aru ei saa, nagu ma ju nii hästi seletan nüüd ja siis keegi lõpuks ei saanud mitte midagi aru, aga ma saan aru, sest et minu iga teine lause oli mingi, et ära tee, kui taha, pane oma liigutus juurde, kui sulle ei meeldi, aga ma ei olnud arvestanud sellega, et nagu ega ka tegelikult tavalist tantsijat või nagu tantsijat ajaks see veits nagu segadusse, kui ma ütlen sulle, et ära tegelikult, sa ei pea seda liigutust tegema, mõtle oma koha välja lõpuks. Ja siis me ei osanud seal seista ka mitte ühtegi pidi ja siis me vahetasime pooli kogu aeg, siis nagu kumb räägib, kumb näitab liigutust. Teeme mõlemat pidi. Vasak parem mida? Kumb on vasak, kumb on parem. Ja siis nüüd, kui ma olen hakanud nagu siis lastele trenni andma või nagu ma olen mingi tunnikava pidanud koostama, siis ma olen ikkagi nagu ennem nagu väga hoolikalt läbi mõelnud, et mis ma teen ja kui see mõte nagu ma ei lähe tundi andma nii, et mul pole nagu asi ennem nagu läbi mõeldud. Ja ma nõustun, see on väga hästi öeldud. See nagu tunni etteplaneerimine on nii tähtis, sest kui sa ise tead, mida sa teed nagu seal tunnis, mis sa annad, siis on lastel parem olla, sul parem olla ja areng nagu toimub ja ma nagu tõesti väga nõustun selle väitega. Aga mis on teie arust need nagu miinused, kui näiteks tantsija lihtsalt hakkab trenni andma ilma selle näiteks baasteadmiseta või nagu isegi ilma nagu mentorita, et mis on teie arvamused, mis on need miinused?
no ma ütleks, et kunagi 2000-ndate alguses see vist oligi hästi popp, et nagu reaalselt tehtigi, et hästi palju tantsukoolid ongi tulnud sellest, et noh, nagu aga siis see oli sel ajal oli tavaline, aga ma ütlekski, et nagu kui inimesel nagu nüüd on nagu välja näha või nagu välja tulnud, millised siis need tantsukooli õpetajad nagu päriselt siis nagu viitsisid selle asjaga tegeleda ja nagu neil nagu päriselt on see südameasi, et nagu nende tantsukool jõuaks nagu noh, nii-öelda Eesti mõttes tippu ja siis need, mis on nii-öelda, mis tegelevad siis noh, koolides ja noh, on ka toredad asjad, aga lihtsalt nad ei ole nagu nii-öelda see tipp siis. No mul oli ka kunagi saada soov nii väga nagu tantsuõpetajaks. Ja minu eesmärk oligi nagu see, et lihtsalt tantsida, et oleks lõbus ja et võistelda. Aga tegelikult, kui sa ei oskagi õpetada õigesti, siis sellest ei tule midagi välja. Esiteks nagu koreograafiate loomine on juba omaette töö, mis tegelikult on ka õpitav samamoodi, nagu on ka õpitav õpetamine. Aga ma arvan, et kõige halvem, mis nagu ongi nagu selle puhul, kui tantsijad lihtsalt otsustavad ilma nagu teadmisteta saada tantsuõpetajaks, ongi see, et nad nagu ei tea, kuidas nende lastega käituda, sest et järsku sul on suur grupp, kes kõik tulid nagu mingi eesmärgi pärast sinna, nad tahavad jõuda kuskile, nad ei tule niisama sinna tantsima, nad ikkagi tahavad saada kohti, nad tahavad, et oleks tore, nad tahavad tantsida, nad tahavad nagu tunda neid tundeid, mis ongi siis, kui kõigil on hästi, kõik sujub, aga kui sa oled noortantsuõpetaja ja sa ei tea, siis sa ei suuda seda kõike nagu koos hoida niimoodi, et see oleks ka jätkusuutlik. Ehk siis mingi aja pärast kindlasti võib tekkida, võib-olla sul on juba naturaalselt olemused oskused ja sa oskad inimestega suhelda, aga enamus ajast ikkagi need baasteadmised, kuidas on see tantsu nagu tunni üles ehitamine, kuidas see kõik käib, mis osasi seal peab tegema, kuidas nagu peab kiitma, kuidas peab lapsi toetama, kõik siuksed asjad, millele sa ise ei mõtle, need nagu jäävadki välja ja tahaplaanile. Ja võib-olla sinu jaoks nagu ongi see toetamine, et sa ütled nagu korraks, et jaa, tubli said hakkama või siis, et nagu ei saanud hakkama ja arvab, et see ongi nagu see, mis aitab areneda, aga tegelikult seal on nii palju nagu erinevaid nagu asju ja punkte, mida tegelikult peab teadma, et ka laps päriselt areneks, et nagu päriselt ka tekiks nagu see, et see ei ole nagu õpetaja ütles mulle halvasti, et tahab mulle halba, vaid et see ongi see, et sa ei võta seda negatiivselt, sa tead, et õpetaja tahab sulle parimat, sa tead, et sa arened, ehk siis sa võtad ka seda teistmoodi ja sa päriselt pingutad, et talle nagu natukene mingis mõttes nagu muljet avaldada või et enda pärastki, et lihtsalt nagu jõuda kõrgemale. Ja sa teadki, et see toimib, sest et see on juba toiminud. Ehk siis ma arvan, et sellepärast ei tohikski nagu otse tantsusaalist minna nagu platsi pealt õpetama. Ja ma ütleks ka seda, et võin. et olles nagu noor tantsuõpetaja ilma nagu baasita on väga lihtne tulema läbipõlemine, kuna üks hetk sul on nagu 100 asja, millega sa tegelema pead, sul on lastekostüümid, sul on vanematele kirjutamine, mingile vanemale ei sobi mingi asi või pead midagi üle seletama, mingi laps ei soovi olla trennis, et sul on nagu 100 asja, millega sa pead tegelema ja lõpuks nagu sa õpid seda rasket moodi, et sa ei sobi see õpetamine tegelikult, sest et tegelikult kui sa võtad juba nagu näiteks teismeliste gruppi endale, siis mõni võib seal nagu päris karm olla ja nagu päriselt ollagi, et mida sa teed, et mulle, et sa nagu võibki sulle reaalselt näkku öelda ja noh, see on teismelised ja see on nagu nii-öelda võib-olla tavaline või nagu tavaline tantsuõpetaja oskaks ükses olukorras käituda ja nagu oskaks nii-öelda teda maha rahustada, aga kui sina, olles ise ka noor ja siis sa võtad selle nagu viharünnakut ja siis sina peegeldad talle seda sama viha vastu ja siis see lähebki nagu suureks lumepalliks ja see ei vii mitte kedagi mitte kuhugi ja siis sa põled läbi ja siis sa arvad, et see õpetamine ja tantsumaailm ei ole sulle, kuna sa ükskord põlesid läbi ja kuna see ei meeldinud lastele. Rebecca, mis on nagu sinu arvamused selle teema kohta? Kas sul on nagu mingeid muljeid, arvamusi selle teema kohta siin?
kas sa läheksid nüüd nagu trenni andma? kas sa läheksid nüüd trenni? Ei tead, mul ise ma küll praegu kuskile ei läheks. Ma tegelikult nõustun väga palju sellega, mida te juba öelnud olete, tundub päris asjalik jutt. ja ei tegelikult juba algusest peale, ma tunnen väga palju treenereid chatis ja saan väga hästi läbi paljudega ja siis ongi kõrvalt näha seda õpetajate tööd ja kui mina kui tantsija läheks lihtsalt praegu andma koondise trenni, et teeme nüüd kava ja tantsime ja lähme võistlustele, siis ma ilmselt põleks nagu üsna kiiresti läbi, sest et see kõik stress, mis kaasneb koos väikeste laste õpetamisega ja kõik see töö ja kõik see aja panustamine, et see on hästi-hästi nõika rets. Jah, ega mul otseselt nagu lisada midagi ei ole, kui sa seda mõtlesid. ei, lihtsalt sinu arvamust teada. et ja ma lihtsalt tahaks vist nagu üle korrata, et see jutt käib ikkagi nagu Eesti kohta, et välismaal on asjad nagu täiesti teistmoodi tegelikult. Eestis ei ole nagu see tantsumaastik nii suur, ilmselt kuna meil lihtsalt ei ole nagu Eesti mõttes nii palju nagu inimesi ka. Tegelikult see kasvab. See ongi see, et see kasvab ja meil on lihtsalt vaja haridust. Jah. lihtsalt head haridust, et see edasi kasvaks. Aga veel, aga nagu positiivsed küljed, mis te arvate? Kui on see nagu tantsuharidusbaas olemas, mis on need nagu positiivsed küljed just. Plussid, mis kaasnevad. No kindlasti sa võid siis läbi selle tegelikult väga häid sõpru endale leida, väga häid tutvuseid. Kindlasti see on alati üks plussidest. Lisaks kui see on nagu asi, mis sulle meeldib, siis see on töö, mida sa armastad ja sa saad teha seda nagu elu lõpuni ja sa peaaegu et iga hommik ärkad, et jess, ma tahan minna tööle, et ma nagu ootan, ma olen nagu elevil, et minna sinna tööle ja teha oma tööd, mitte see, et jälle need lapsed karjuvad, jälle nad tahavad pissile, jälle neil on 100 häda, ma ju ei viitsi, et kui see on sinu südameasi, siis sa nagu päriselt saad seda nautida, kui sa teed seda õigesti. Jaa. Küsimus oli see, et mis on positiivsed asjad. Okay. No selles mõttes kindlasti on ka see, et sa oled uus värske tulija, sul on kindlasti kujunenud välja enda stiil, mida sa hakkad edasi andma. Enda kogemused juba, oled käinud võistlustel, tead, kuidas asi käib. Selles mõttes sul on ikkagi olemas, nagu sa tead, mis tantsijad tahavad, sest sa oled ise olnud tantsija. Kuid jah, õpetamise oskustest võib puudu jääda, kui sa ei ole sellega niimoodi kokku puutunud. Aga ma arvan, positiivseid asju ongi palju, et kuna sa oled noor, siis võib-olla ka õpilased võtavad sind kui nagu kuidagi nagu usaldavad äkki rohkem mingis mõttes ja võib-olla nagu kuna sa oled ise ka noor ja otseselt nagu võib-olla ei tea, mida sa teed täpselt, siis nad nagu arenevad koos sinuga ja kindlasti ma arvan, see on nagu, seal on ka palju positiivseid külgi, aga jah, haritud õpetaja on ikkagi jätkusuutlikum. Hästi öeldud. See oli nii hästi praegu öeldud. Aga nii-öelda üks lisaküsimus, et Katrin, et sa oma UPT raameks siis kui ma õigesti aru saan, nagu annad tunde õpetad kava nagu erivajadustega lastele, et kas ta nagu saad rääkida sellest? Ma võin sellest nagu nii-öelda lühikokkuvõtte teha siis, et ma siis viin erivajadustega lapsed Tartu Maarja koolile, Pärli kooli lapsed siis Tartu võimlemispeole ja ma nagu korraldasin kogu selle, et nagu üldse nad saaksid sinna võimlemispeole, sest tegelikult oli ajakava ja kõik olid juba valmis. Kui mulle nagu vastati, ma kirjutasin tegelikult juba sügisel, et kas oleks võimalik ja siis keegi vastab mulle ja veebruaris, märtsis vist kirjutati, oi, et kuule, et see kiri oli rämpspostis, aga hakkame tegutsema. Ja siis oligi ajasin ruttu nagu kamba kokku ja siis tegin alguses, ma tegin ühe kava, siis ei sobinud. Siis helistab Krõõt mulle hommikul, ärkan mida ja siis saame nagu uue kava nagu kokkuleppele ja siis hakkasin nii-öelda nagu uut kava mõtlema ja siis ma hakkasin juba reaalselt õpetama, aga nagu see, et ma ei läinud nagu kohe nagu samamoodi lihtsalt tundi andma, vaid alguses ma käisin vaatlemas, siis mul oli see, et ma tegin nagu, mina tegin siis ka soojenduse
ja siis teine treener oli mul alati kõrval, et me andsime nagu kahekesi tundi ja nagu see oli alati nagu tugija oli kõrval ja mentor oli kõrval ja kui mul oli vaja, siis ma sain küsida ja jah, nüüd ma siis praegu nagu annan neile üksinda juba trenni, et aga alati, kui mul on vaja mingeid küsimusi küsida, on mul need õpetajad, neil on alati kõrval, sest ma ei oska ka iga probleemiga neil tegeleda ja see on nagu okei, et ma ei oska. Ja jah, mul on täitsa tore nendega, et siuksed täitsa lõbusad sellid on mul seal. Positiivne emotsioon on ikkagi. Aga kindlasti ma olen ka ühe korra andnud ka nii-öelda tavalistele lastele nagu, kuidas sa ütled, tavalised lapsed siis nii-öelda, tegelikult on kõik tavalised lapsed, aga lihtsalt siis nii-öelda mitte mingi erivajadustega lastele ja ma ütleks, et võib-olla isegi neil oli suits hullem anda trenni, et neil on nagu nii palju mõtteid ja neil kõigil nagu mõte niimoodi jookseb ja siis sa paned mingi hüperaktiivsed pallid oled mingi stopp, rahu, onju. Aga nemad nagu tavaliselt nagu kuulavad sind või, aga nendega ei saa samas teha seda, et mis, et eile just oli meil üks nii-öelda vabatantsuvorm, et me olime just kava ära õppinud, et mis me siis nüüd teeme, kas me teeme lihtsalt vabatantsu või teeme vabatantsu koos mänguga. Üks tüdruk ütles, et vabatantsu koos mänguga, teine ütles vabatantsu. Siis ma küsisin, et no teeme siis hääletuse, kes tahab vabatantsu mänguga. Ja siis tõstavad kõik lapsed, isegi see sama tüdruk, kes ütles, et tema tahab lihtsalt vabatantsu, tõstavad käe. Ja siis ongi see, et teeme siis vabatantsu, et nii-öelda juhi rollis ikkagi pean mina olema ja väga nagu seda otsustust ma nagu neile ei saa jätta ja ma ei saa nendega näiteks teha midagi sellist, et nüüd igaüks ütleb ühe soojendusharjutuse. Aga ma saan nendega teha nii-öelda neid hommikuringilaadseid asju, et ütle oma lemmikmagustoit ja oma lemmikloom ja kõik siuksed. Ehk siis nagu kaasatust on nagu vähem nendega. Jah, et nagu see, et nagu trennipoolset kaasatust, et muidugi ma saan neid kuidagi kaasata, aga nii-öelda trenni sisu nad väga ise ei saa mõjutada. Jah. Ma ei tea, kuidas Lisel sul oma... Mul või? No mina siis nii-öelda vaikselt annan juba nagu oma Château tantsukoolis siis trenne ja tõesti see oleneb vanusest, sest mida väiksem laps, seda väiksem keskendumisvõime ja mul on olnud neid olukordi palju, kus ma pean nagu koha pealt välja mõtlema kas nagu tunnisisu ümber või mingi viisi, kuidas nende tähelepanu endale tagasi saada. Et kindlasti alati on selles mõttes, ma ei tea mõnes mõttes kunagi, milline mu tund rest välja hakkab nägema, aga mulle meeldib see, et see nagu treenibki minu juures seda nagu kiiret reaktsiooni. Ja mulle väga meeldib nagu ikkagi nagu anda oma teadmisi edasi ja kasutada kõike nagu pedagoogika teadmisi ja mul meeldib ka psühholoogia, nii et selles mõttes, et mul on nagu mingid teadmiste pagas nagu natuke olemas, aga ja nii-öelda laste ja noortega on nagu ikkagi erinevus sees, et lapsed on rohkem see, et mängime, okei, natuke tantsime, mängime, aga noored eriti, kes nagu tahavad tantsida, et nendega on väga tore koostööd, et nemad teevad sinuga hästi palju koostööd ja kõik see, aga siiski igatipidi on, kõik tahavad tantsida lühidalt. Et kõigil on ühine eesmärk, kõik tahavad tantsida ja selles mõttes muu ei ole nagu nii oluline. No mul ka tegelikult need lapsed, ma ütlen nende kohta lapsed, aga tegelikult nad on seal juba teismelised, mõned on minu vanused seal ja mõned on minust vanemad ja ma olen ikka, lapsed. Et see on natukene halb harjumus mul. Aga nendega ongi see nii-öelda, et nendega ma pean olema ise nagu siuke täiskasvanu tasand, Perni tasandid siis. Õppisime ka neid. Aga nagu samas ka siuke lapseliku mõtlemisega, et kui nad teevadki mingit lapse nalja, siis ma pean oskama või nagu, et siis ma naeran koos nendega, kui jah, aga ma pean suutma ka neid võtta kui nagu minu vanuseid. On Annabelil nii Rebecca? Jah, aga lõpetuseks mul ongi tegelikult teile siia selline küsimus, et miks te just valisite Château Poška ja miks
kui tohib seda nii küsida, siis miks on tants nagu oluline osa teie elust või mida tants annab teie elule juurde rohkem või just, et tantsupedagoogika teadmised, et mida see annab teile? Väga hea küsimus. Mina valisin Chate Poska õppe, kuna ma rääkisin seda vestlusel ka sama juttu, aga see on nagu päriselt see, mida ma mõtlen. Et kui sind ikkagi huvitab miski, näiteks praegusel hetkel ongi tants, siis ei ole minu teada nagu vähemalt Tartus selliseid koole, kus sa saad nagu arendada seda juba nagu sellises vanuses juba kõrgemale tasemele edasi. Ja sellepärast ma ka valisin, sest mind huvitab tants, mind huvitab see, mis kõik sellega seotud on ja mind huvitab see nagu mõtlemine selle juures ja kuidas see nagu kõik käib ja üldse koreograafia loomine ka, sest et minu jaoks on hästi segane, kuidas pannakse kokku neid pikki koreograafiaid, kui mul läheb mingi 20-sekundilise koreograafia mõtlemiseks terve päev ja ma ei saa aru, kuidas see teistel tundub nii lihtne, näiteks kõik sellised asjad on minu jaoks nii nagu huvitavad. Aga tants minu elus on hästi oluline, tantsin kogu aeg, tantsin üksi, tantsin koos sõpradega, tantsin ka koos aga see nagu päriselt aitab nagu emotsioone välja elada ja päriselt kui ongi raske päev, saad nagu tühjaks ennast tantsida, siis on hea olla ja päriselt on nagu tuju parem. Kõik tundub palju lihtsam, palju loogilisem kui enne tantsimist ja sellepärast see ongi nii oluline, sest see on minu jaoks hästi nagu suur eneseväljendusviis, nagu on ka kõik muud loomingulised tegevused ja tants lihtsalt võib-olla ongi just siis hästi oluline, kui nagu sõnu jääb hästi väheks, et ei oska kuidagi nagu kirjeldada, mis tunne on, mis tuju on, vahest ongi lihtsalt halb tuju, ei tea mille pärast, tantsid ära ja mul vähemalt on kohe nagu kõik täiesti muutunud, tuju on palju parem ja on kohe nagu motivatsiooni nagu teha kõike, jõuda elus hästi kaugele, teha kõike, õppida, absoluutselt kõike teha. Kus ma nüüd lõpetan. Aga jaa, see on hästi olulisel kohal minu elus. Ma ei tea, eelmine aasta mul tuli mingi ilge tantsupalavik, ma ei saa aru, mis asi see oli, mingi hooajaline haigus vist. Ja siis ma olin mingi, ma hakkan tantseks nagu ja siis ma läksin ka vestlusele. Ma ei tea, nad vist arvasid, et ma olen mingi peast sõge, sest ma olin seal mingi, ma tahan sealt teeposka, onju. Ja siis ma ütlesin neile, nad küsisid, miks sa siis nii väga tahad sinna šateesima õppes, siis ma olin mingi, sellepärast, et saada teada, kas ma tahan päriselt terve oma elu nagu pühendada siin tantsumaailma. Ja selle vastuse ma olen saanud, niivõrd kui ma nüüd. Ei, üks mulle meeldib, aga nagu see, et ma mõtlesin eelmine aasta, et minust saab mingi Hollywoodi tantsa. Kuidas sinuga? Minuga, mina kindlasti olen mitte pikalt, mingi 3 aastat vist või 4 nagu süvitsi pühendanud tantsule ja tegelikult minu ema oli see, kes nagu surus, sundis, mitte ei sundinud, nagu surus, aga nagu natuke suunas, et mina ikka nagu Poskasse, sest mul oli tegelikult teine kool mõttes. See ei ole oluline. Et mul oli lihtsalt nagu teine suund elus nagu mõttes, nagu kooli mõttes, aga siis kuidagi Poska ja Chate nagu see kõik kuidagi oli väga soe ja kuidagi iseenesest ma jõudsin nagu sinna kooli. Ja ütleme nii, et esimesed 6 aega käin ära nagu nii nagu selle Chate Poska suunas kui koolis ja ma teadsin, et nagu see on see õige koht minu jaoks. Ja mul on näiteks vastupidi, et mina just tean, et mina tahan tegeleda tantsuga. Kindlasti mul on nagu teisi valdkondi, mis mind nagu huvitavad, aga tants on nagu kuidagi ikkagi seotud nendega. Ma alati seon kõik oma asjad tantsuga. Nii et kindlasti minu jaoks jääb tants nagu number 1. Yeah. Aitäh teile, aitäh külalistele ja aitäh kuulajatele, vaatajatele. Tuleme meeleldi veel. Ja sellega on meie episood lõppenud. Aitäh teile! Järgmise korrani!
Tšau.